Tere tulemast Tartu Loodusmaja õpilaste näitusele Kuldkeharakese tsooni ime ja energia. Sellel aastal valisime traditsiooniliseks õpilaste näituse teemaks energia teema. Ja see on seotud ka sellega, et Tartu Loodusmaja on nüüd roheliste koolide võrgustikku kuuluv ja siis energia teema meil on siis olnud väga mitme nurga alt sellel aastal tähelepanu all. Ja millest selline kummaline nimi tuli, on siis sellest Kuldkeharakese loost, ehk siis tõepoolest see muinasjutt, mis kunagi, mis rääkis siis sellest, kuidas Kuldkeharake sattus karude juurde ja proovis seal väga erinevaid kausse ja taldrikuid ja voodeid ja valis selle, mis talle paras on. Ja selle muinasjutu tegelase järgi on saanud siis ka nime endale selline piirkond kosmoses, kus on elu võimalik, ehk siis kuuma tähe meil siis päikese ümber on üks selline kitsas ala, kus on täpselt paras temperatuur, et ei ole liiga külm ega ei ole liiga palav ja seal on siis elu võimalik. Seal on võimalik vesi ja seal on võimalik siis meile selline teadaolev elu. Et need tingimused peavad olema sellised parajad, et kui midagi on liiga palju, siis ei ole väga hästi ja kui midagi on liiga vähe, siis on samuti pahasti. Ja energiaga on ka selline lugu, et seda on hea, kui seda on nagu paras jagu. Ja energiat saab vaadata siis hästi erineva nurga alt, et seda on meie ümber igal pool, seda on meie sees, seda on looduses, nii elusates organismides kui ka siis loodusjõududes väga erineval kujul. Ja samuti on energia siis oluline meil ka oma igapäevaste toimetuste tegemisel, kus ta on siis mingisse vormi nii-öelda sätitud ja jõuab meieni kas elektrina või soojuse või mingil muul kujul, toiduna näiteks. Ja siis selle näituse tööd on siis samamoodi hästi eriilmelised ja tõesti siin on käsitletud nii tuuleenergiat, päikseenergiat, eluenergiat üldisemas mõttes, nii et see, kuidas siis õpilased oma tööde teemad on lahendanud, on väga põnevaid ja väga eriilmelisi töid. Ja väga loodan, et siis see näitus ka aitab nagu aru saada, et see võimalus ja õnn, et me oleme sattunud elama sellisele planeedile, mis tiirutab siin päikse ümber täpselt õigel kaugusel, nii et siin on tegelikult elul ja elusatel olenditel kokkuvõttes ikkagi väga mugav ja üldse võimalik olla, et see on hästi suur õnn, väga suur väärtus ja seda tasub väga hoida. Mõnusat näituse elamust! Tere, minu nimi on Andres, mina juhendan tehnika- ja taaskasutusringi ja puuderingi ja siin on minu õpilaste mõningad tööd. See on vooluring, mille on teinud Taavet Sonn. See on kõige lihtsam elektriline lühendus, mis koosneb 2 patareist, juhtmetest, lülitist ja tarbijast. Siin on generaator, mis toodab elektrit, millega saad ise elektrit teha. See on tehtud CD-mängijast ja kasutatud ära seda mehhanismi ja mootorit. Mootor tavaliselt sõidutab ise seda sahtlit edasi-tagasi, aga nüüd on mootor pandud teistpidi tööle, nii et kui sahtlit liigutada, siis toodab ta voolu. Siin on ühe poisi ehitatud paat 2 mootoriga ja veelgi enam,
see paat on veel ka raadioteel juhitav. Seda tuleb veel natukene edasi ehitada, aga põhimõtteliselt on ta peaaegu et valmis. Siin on keeri tehtud lift. Näen, liftis on isegi mees sees. Aga nüüd paneme lifti ukse kinni. Ja sõidame liftiga üles. Hopsti. Ja saab ka alla sõita. Siin on Mattias Steinbergi tehtud vesiratas. Vesirattaga pandi vanasti väga palju erinevaid mehhanisme tööle. Siin on lihtsalt praegu üks mehhanism, mis paneb võlli üles alla liikuma, aga ehitati hoopis teistsuguseid ülekandeid. Nii, siin on üks purjelaev. See kasutab tuuleenergiat liikumiseks. Tuuleenergiat kasutab veel ka tuuleveski. Noh, kõik ju teavad, mis tehti tuuleveskis. Jahvatati jahu. Siit mindi kenasti üles, siit uksest sisse, teisele korrusele. Ja lisaks sai seda tuuleveskit keerata vastavalt sellele, kus poolt tuul puhus. Ja siis on siin veel üks eksponaat. See on katapult meil. Või õigemini on see katapulti mudel.